Raivoja valmis vilet andma, neeles kohtunik täna Martti Pukk ja Rasmus Maalin on siis videokohtunik täna. Ja see vile on kõlanud ja me läheme 1,5 tundi jalgpalli Lillekülas. Nii et ikkagi selline ja Grünwald ja rusikatega peab ära lööma. Natukene võib-olla kaugemale. Sealt sai Delevich lööma, aga otse Kolobõi pihta. Ja veel siin Joh peab seal tegutsema. Nüüd Reinkord kerkib ka, aga neid rohelisi särke on seal väravahil nii palju abis. Uuesti nagu alustanud seda seeriat Paidega. Saarma paneb uuesti palli ja Paide mehed on seal olemas! Ja sellise nurga alt paneb ära. Tuleb Millerilt! Sellise nurga alt ühe puutega tundus ja kohe lati alla, nii et ei olnud seal Grünwaldil vist midagi teha, et aga vaata kui huvitav, Ojamaa pakkus tegelikult nurgalöögi lahti mängimist, aga Tovstik oli kõrgel ja nüüd see pall tuleb ja pikendatakse, viiakse edasi sinna taha posti ja no õnnestunud löök kahtluseta. No see oli ikka mammu jah, et mammu selles mõttes, et kas siit tuleb teine? Saarma ja pall elab! Ja ka ei, tagant läheb mööda. Tovstiki vastu, võtab ise keskele ja läks mööda, käsi on õla peal ja penalti. Kevin Kaivaja võtab penalti sellest olukorrast. No pani käe õla peale ja tegelikult 16 kastis jooksmine oli. Selles ei ole küsimustki. Nüüd siis õnnestus Lutsul ära minna Tovstikil. Ja õnnestus just sellega ära minna, et ta läks vasakule poole. Korra on ka jätnud kasutamata 11 meetri karistuslöögi. 31. minuti lõpp ja Robbie Saarma teeb ette ja lükkab rahulikult. Lükkab rahulikult paremasse nurka mängija poolt väravaht. Grünwald jah, läks teise nurka ja ei ole selle oma otsusega ka, et mis ta sinna penaldi ajal tegi rahul ja paneb täie jõuga veel siin pallile. Siin Joff, no nüüd on märki sellest, et Flora võib-olla üritab palliga hakata tegutsema rohkem. Sapinen ja tagapostis oli Kurak siin olemas. Ta mängib sellist tsooni kaitset selle nurgalöögi vastu. Ja nüüd jääb Sinjovile pall ette ja lööbki ära! Sergei Sinjov, hooaja esimene tabamus. No see toob ikkagi, toob Flora uuesti mängu tagasi, et nii, mis me siin rääkinud oleme, et ega Floral mängu kui sellist, ütleme, et ei ole olnud, aga samas hästi lahendatud nurgalöök ja seis on 2-1 ja jälle libena. No tõesti, 10. mäng sel hooajal. Siin on ikka super sooritus Lutsult, et näitas oma tehnilist pagasit, Ojamaa on kohe abis. Ja nüüd on Reinkord ka päeva juures olemas. Saarma! Toob ära alt nurgast Grünwald! See on jällegi see märk, et ei juleta seda kohe nagu siis ja ei lähe väga palju mööda. Et Pärnu vaikselt läheb mitte Pärnul eest ära, et Paide saab tipule järgi. Ojamaa ja Luts jõuab tšippida, ei jõudnud ju. Grünwald vahel. Ilusti töötada selles momendis. Kali Mullin. Opa, vasakuga kõrval, aga ei. Ei saanud mööda. Aga ja tuleb ju löök, aga Poomilt natukene mööda. See oli selles mõttes ikkagi. Ja Hõim nüüd klaarib ära ja Paide saab võidu. Paide saab võidu Flora üle. 2-1 esimese poolaja väravatest. Raske oli see teine poolaeg. Kostja, no hästi raskelt tuli kohe alguses ja vist lõpuni tulema ei hakanudki. Ei, no selles suhtes kindlasti jah. Algus oli natuke passiivne meie poolt ja põhimõtteliselt 2 standardi olukorda ja 0-2 kohe taga, aga ma arvan, peale seda mäng läks võrdsemaks ja lõime ühe värava tagasi ja peale seda Paide süüdikalt kaitses ja me ei suutnud lüüa. Üks lõime, aga oli suur seis, et selles suhtes ma arvan, nüüd Paide vastu 1 võit, 1 kaotus, mis ei ole soovitatav, aga on nii. Jutt kiire ja korralik, aitäh sulle. Aitäh. Nii, ja nüüd siis teine Vassiljev ehk siis Vladimir Vassiljev. No Vaava küll oli Paidel seda võitudena vaja ja sina, kes sa väga tihti just ei naerata, siis praegu näed päris õnnelik välja. Ja, et väga oluline võit meie jaoks, et kindlasti oli palju rõhku, et vajame täna seda 3 punkti, et mitte see seis läheks nagu meil tabeli mõttes nagu väga suureks, aga ma arvan, nagu me esimese poolega olime palju paremad kui Flora, teist poolega Flora näitas väga head minekud ja ma jällegi nägin, et meil ei ole füüsilist nii head praegu standardid, et peame seda füüsiliselt nagu palju paremaks tegema, aga üldiselt nagu ma arvan võrdne mäng, aga pisiasjad otsustasid ja meie võitsime mängu.
kui palju sa nüüd seda meeskonda oma meeskonnaks oled saanud kujundada? Väga raske öelda, et see, mis nad teevad väljakul, ma olen sellega rahul. Need asjad, mida me trennis nagu proovisime, nad nagu õnnestuvad, aga jällegi me rõhutan, nagu, et meil vaja juurde panna seda jooksmist, et oli näha, et füüsiliselt Flora oli meist üle, eriti teist poole aega ja selle kallal on vaja tööd teha. Sa oled võtnud nüüd ära nii Kalju kui ka Flora, 3 mängust 2 ja siis Transile kaotanud, et päris hea algus. Oled rahul kokkuvõttes? No tegelikult ei ole rahul, et Transiga ma arvan, see viik oleks parem lahendus, et tegelikult oli selline viigimäng, lasime nagu 3 punkti ära, aga üldiselt ma arvan, me oleme õigel teel ja peab rohkem töötama. Nii, aitäh, Vova Vassiljev ja püüame nüüd vaadata, kas me leiame siit ka mängu parimad, kes on siia poole teel. Ma kohe Markus siia ei kutsu, sellepärast et Daniel Luts on meist umbes 30 meetri kaugusel ja saame temaga jutud ära teha, aga ma arvan, et need inimesed, kes täna siia tulid, igal juhul kahetsema ei pea, sest mäng oli võimas ja nii, Daniel on praktiliselt juba kohal. Võtan auhinna kätte ja annan selle üle, palun. Palju õnne, mängu parim auhind, ühte kätte see, teise kätte mikrofon. Ja, kuule, aga vägev värk, jääd nõusse? Jään nõusse, et väga hea tiimi vaim on praegu ja uue treeneriga kuidagi oleme ennast uuesti käima saanud. Ja tiimi vaim praegu üldse on super. Riietusruumis väga hea emotsioon ja ma arvan, et selle pealt me praegu see mäng tuligi. Avapoolel just oli üks meeskond väljakul läinud. Avapoolega oli väga hea. Teine poolega muidugi, me oleme üks värava ees. Muidu hakkame väikselt ära vajuma. Aga ma arvan, et tiim kaitses suurepärased hoia tegelikult üldse üle supermäng meie poolt. Nii, aitäh Daniel, naudi päeva, oot seda väärt.